19. sajand on tähelepanuväärne ajaloos. Tekkis kapitalism, hakkasid tekkima linnad, sest sinna koondusid tööstus, ettevõtted, elanikud suundusid linnatööle, tekkis nõudlus toiduainete järele ja seetõttu ka mõju maaelule. Taludes tuli hakata mõtlema, kuidas hakkab arenema kaubandus. Senini oli vahetatud kaupad talude vahel, otse müüdud ja kindlasti toideti oma perekonda. Aga nüüd hakkas muutuma ka juba talutööde struktuur. Alanud ajajärk tõi talude majandamisel esile uue kriteeriumi. Saagikus hektarilt või toodang looma kohta. Uues situatsioonis võeti eeskuju Euroopa kogemustest ning esimesed moodsa põllumajanduse eestkõnelejadki olid Eestiga seotud baltisakslased. Alexander Theodor von Mittendorf oli suur rännumees. Ta õppis Tartu Ülikoolis, aga sündis ja töötas Peterburis. Hiljem ta tuli oma pensionipõlve pidama Eestisse, aga suure rännumehena pani tema tähele, et Eesti tõugude toodang on siiski madal ja siin aretustööga üksinda ära ei tee. Nii ostis ta esimesed anglitõugu veised Saksamaalt 1862. aastal ja paigutas need isale kuuluvasse Hellenurme mõisa. Nii sai alguse Eesti punase karja aretus. Kuid juba varem, 1838. aastal, importis kindral parun von Meiendorf Kumna mõisa Keila lähedale Ida-Friisi veiseid, mida võib pidada Eesti mustakirju tõu aretuse alguseks. Aga ei saa märkimata jätta ka Sangaste graafi von Bergi, kes leidis Poolamaalt täku hetmani ja tema kujuneski toritõu esiisaks ja tema järglaskond oli arvukas ja kujuneski välja toritõug. 1884. aastal toimunud Liivimaa üldkasuliku ja ökonoomilise sotsialiteedi järjekordsel koosolekul esines akadeemik Alexander Theodor von Mittendorf ettepanekuga seada sisse tõuraamat. See leidis tollel ajal väga suurt vastukaja ja moodustati juba 1884. aastal tõuraamatu komitee, kes hakkas siis tõuraamatut ja tõuraamatu organisatsiooni ette valmistama ja juba aasta pärast 1885 moodustati siis Balti karjakasvatajate ühing ja sinna juurde ka Balti parandatud veiste tõuraamatu organisatsioon. Tollasel Tsaari Venemaal avas Liivimaa üldkasulike ökonoomiline sotsialiteet niisiis esimese veiste tõuraamatu aastal 1885 Eestis. Esimesed loomad märgiti vastsesse tõuraamatusse sama aasta 12. septembril Saku Rüütli mõisas. Ja neid lehmi oli 13, pulle 1 ja pulli numbriks sai ja nimeks sai Marss STB1 ja tema järglasi väga palju levitati tollel ajal üldse Eestimaa teistesse mõisadesse ja ka Tsaari Venemaale ja mujale. Kuid päris esimene rahvuslik tõuaretusorganisatsioon asutati aastal 1919, mil Haapsalu rahukohtus registreeriti punase karja tõuselts. Eesti-Hollandi friisitõugu selts asutati aasta hiljem, 1920. Seltsi ülesandeks oligi siis tõuraamatu pidamine, peale selle teostada sugulavade töökorraldust ja nende ülevaatust, valida sealt välja pullijaamadele pulle, tegelda pullide impordiga. Hollandist või üldse kokku impordist esimese vabariigi ajal 40 pulli, nendest 27 olid toodud Ida-Friisimaalt, ülejäänud 13 siis Ida-Preisimaalt. Eesti Vabariigi väljakuulutamisega intensiivistus külades ühistegevus.
Tõuraamatu pidamise kõrval olid olulisteks tegevusteks väärtuslike tõuloomade ostmine ja isasloomade kasutamine. Veiste aretusorganisatsioonid olid juba tekkinud, puudu oli Eesti maakarjakasvatajate selts ja see ka 1920. aastal loodi. Natukene kiiremad olid Eesti linnukasvatajad, kes aasta varem oma seltsi olid loonud ja ka 1920. aastal siis asutasid hobusekasvatajad 3 seltsi. Siis tuli ka 23. aastal seakasvatajate selts, lambakasvatajate selts 1928 ja karusloomakasvatajad siis jäid juba hilisemale ajale 1936. aastale. Seltside põhitegevuseks oli tõuraamatu pidamine, sajandi algusest alanud jõudluskontrolli rakendamine ja suguisasloomade parem kasutamine, milleks asutati pulli- ja kuldijaamu. Populaarne oli tol ajal muidugi suur valge tõug, nimetati ka Yorkshireiks või siis maasiga, klandras ja nii hakati siis ka teiste tõugude materjali kasutama. Samaviisi lambakasvatuses olid populaarsed tol ajal Chevioti ja siis Shropshiri jäärad ja uted. Neid toodi ka sisse, kas siis Rootsist, Saksamaalt ja kohalikku siis maalammast nendega ristati ja nii kujunesidki välja kas siis Eesti tumedapealine tõug, tõug alles tunnustati Nõukogude Liidu ajal või Eesti valgepealine tõug. Analoogselt ka käituti hobuste aretuses ja suur töö oli seisis ees, et kujuneks välja tori tõuks. Korraldati ka muidugi linnukasvatuses oma aretustööd ja toodi aretusmaterjali sisse. Aga kui veiste jõudluskontrolliga alustati juba siis 20. sajandi alguses, mõisates 1903 ja 1909 taludes, siis ka teised loomaliigid tahtsid sellele järgneda ja ei ole võib-olla analoogne jõudluskontrolli korraldus veistega, aga väga tähtis oli seakasvatuses Kuremaa seakasvatuse katsejaama asutamine 1931, kus siis korraldati nuumakatseid ja saadi korralikke andmeid. Seltside töötajad said soovitusi anda ja nii see laienes üle Eesti ja enne teist maailmasõda oli juba üle 400 jõudluskontrolli ringi. See oli küllalt töömahukas ja kontrollassistent pidi igas talus olema siis praktiliselt ööpäeva, transporditi ta siis järgmisesse, aga temal olid omad aparaadid alati kaasas. Jõudluskontrolliga tegelesid ka linnukasvatajad, hobusekasvatajad ja see andis indu kõikidele loomakasvatajatele ja tulemuseks oli see, et nii toodangute mahud kui ka toodang looma kohta kasvas ja ei olnud mitte ime, kui ühe karja ja neid ei olnud üks, neid oli rohkem. Piimatoodang lehma kohta oli juba 5500 kilogrammi, aga teised ka ühisuste kaudu tootsid võid ja see oli kvaliteetne ja see jõudis ka Euroopa turule, samavõrd ka Eesti peekon. Ja see oli juba suur saavutus, oldi jõutud Euroopasse.
Aastad 1940–44 olid Eestile väga rasked, sest oli saadud hoog ülesse, tulemused olid head, aga selle 5 aasta jooksul okupeeriti Eestit 3 korda ja käis sõda ja 2 armeed 2 korda üle Eestimaa. See oli päris selge, et see vähendas loomade arvu, sest läksid sõjasaagiks ja muudel põhjustel olid kaod suured. Raskustele vaatamata asusid tublimad loomapidamise entusiastid päästma, mida veel päästa andis. Lausa meeleheitliku katse oma karja päästa tegi arreteeritud ja perega välja saadetud 4-kordne põllutööminister, Pärnu maavanem ja Piistaoja talu peremees Theodor Pool. Tema viimane kiri piimapudelis sisaldas sõnumit, et hoidke meie tõukarja. Ja see jõudiski pärale ja Edgar Keevallik leiti Kuusikult ja toodi tema Pistaojale ja ta oskas nende sõjakäikude keerises Vändra metsadesse peita ilusa mustakirju karja, kellest saigi Eesti mustakirjutõu aretusbaas. Punane okupatsioonivõim lõpetas aretusseltside tegevuse, mille asemel asutatud riiklikud tõulavad, kogutud teabematerjali ja seltside varad üle võtsid. Tõuaretusalane tegevus käivitus Eestis juba uute reeglite ja Moskvast saabunud suuniste järgi. Riiklikud tõulavad moodustati kõikidele loomaliikidele, sealjuures veistele ja sigadele 2 tõulava. Tõulavad finantseeriti riigi poolt, nii et nad olid ka siis ministeeriumi loomakasvatusvalitsuse käepikendused, nii et ise töötasid, ise kontrollisid, aga kohustusi oli nendel väga palju. Tõulavades oli ka piisavalt palju aretusseltside töötajaid, kelle tegevuse üks olulisemaid tulemusi oli traditsioonilise puhasaretuse säilitamine. Akadeemik Lõssenko, kes oli Üleliidulise Teaduste Akadeemia president, nõudis ristamist, aga eestlased olid kavalad ja said mööda hiilida ja puhasaretus oli Eestis niivõrd traditsiooniline, et kindlalt osteti meilt palju tõuloomi, sest see oli väärtuslik. Tõuraamatuid trükiti igal aastal korralikes köidetes ja suurearvulises tiraažis ning need olid uhkusega iga tõumajandi riiuli ehteks. Uuendusena tuli tõuraamatu pidamisse ka põhikarja loomade iga-aastane boniteerimine, mille tulemused Moskvasse saadeti. Ja meie nõudsime rangelt, et tõuraamat peab olema peetud iga loomaliigil. Aretustulemuste reklaamimiseks korraldati ka tõuloomade näitusi, kus selgitati välja parimad. Üleriigilised tõuloomade näitused toimusid 50. aastatel praeguse Tallinna laululava territooriumil. Me viisime oma loomad välja teistesse liiduvabariikidesse ja ka välismaale ja majandid said sealt suhteliselt hea sissetuleku ja see võib-olla sundis majandit ka rohkem tegeleda tõuaretusega. Toonastest näitustest sai 50. aastatel alguse noorpullide ja täkkude Luigel ja Toris toimunud oksjonid, mis erinevatel põhjustel aga traditsiooniks ei kujunenud. Tõulavade kõrval töötasid ka ühiskondlikud organisatsioonid, tõuaretuse nõukogud, kuhu olid koondunud tõulava töötajad, ametnikud, teadlased ja ettevõtete töötajad. Ja arutati ka neid, mida suruti Moskva poolt peale ja võeti siis kindel otsus ja tõulavad päris hästi kuulasid sõna. Tõunõukogude esimeesteks olid Eesti tuntumad teadlased, kes otsuseid langetades pigem teaduslikest kui poliitilistest kriteeriumitest lähtusid. Ning tõunõukogud olid ka need organisatsioonid, mille rüpes laulva revolutsioonipäevil kaasaegsete aretusühistute ja tõuseltside loomist ette valmistati. Tõunõukogu oma koosolekul võttis vastu otsuse lõpetada oma töö ja samas jäädi saali, jäid need inimesed, kellel olid omad loomad ja need, kes olid volitatud
karja esindama ja panidki aluse sõltuvalt sellele, kas oli majanduslikku tegevust rohkem, oli kunstliku seemenduse jaam või midagi, aretusühistu või seltsi. Tõulavade abiga taastati kolhoosides, sovhoosides ka jõudluskontroll. Majandite suurenedes muutus jõudluskontrolli koormus piisavalt suureks, nii et laborantselektsionäärile majandis tööd pakkuda võimaldas. Mõne aja möödudes majandite tõufarmide arv kasvas. Veistel ja sigadel 2 või rohkem, millele mõnel juhul ka lammaste ja hobuste tõufarmid lisandusid. Kui enne sõda töötas sigade kontrollkatsejaam Kuremaal, siis 1957. aastal loodi tollase põllumajanduskandidaadi Vambola Laanmäe initsiatiivil Kehtnasse selle analoog. Seal toimus siis suure valge ja Eesti peekonitõugu kultide ning vanempaaride kontrollnuuma alusel hindamine. Linnukasvatuse katsejaam töötas Kortnas, kus toimus ka kana- ja hanetõugude aretus. 1974. aastal ehitati Kehtnasse kontrollkanala, kus erinevaid tõuge ja krosse võrreldi. Hobusekasvatuse keskuseks oli Tori hobusekasvandus, kus lühiajaliselt töötas isegi hobusekasvatuse teadusliku uurimise instituut. Tõulava töötajad kogusid tõuraamatusse kandmise ja täkkude ülevaatamise käigus andmeid hobuste välimiku, jõudluse ja funktsionaalsete omaduste kohta. Napptehniline varustatus jättis nõukogudeaegsesse jõudluskontrolli arengusse oma jälje. Piimaproovide analüüs oli endiselt küllalt töömahukas ja aeganõudev. Teatud läbimurre toimus 70. aastate alguses. Eesti Loomakasvatuse Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi teaduritel oli head kontaktid Soomega, Taaniga ja sai juba ühe portatiivse analüsaatori, kus saadi juba siis ühes laboris rohkem proove määrata. Alates 1962. aastast avaldati jõudluskontrolli tulemusi Elvi teaduslike tööde kogumikes üksikmajandite kohta, kuid kõige olulisemad olid koondandmed. Andmestikku sai aga palju ning selle töötlemiseks hakati kasutama suuri elektronarvuteid. Maaviljeluse ja Maaparanduse Instituudi statistika keskvalitsuses said hiljem ka siis EPA ja ka Elvi ja nende arvutite peal sai siis juba andmeid koondada ja hakkas ka andmebaas kogunema. Ja nende varal arvutati välja vabariigi aruanne. 60. aastate lõpus professor Rein Teinbergi eestvõttel hakati ka pullide järglaste järgi hindamist arvutites tegema. Kuid selle eest, et olid andmed, mida arvutisse sisestada, võlgneme suuresti tänu professor Leo Vaherile ja ministeeriumi töötajale Aino Luurmehele. Üks tähtis etapp oli jõudluspärilikkuse katsejaamad. Adolf Mölder, Elvi direktor, oli teada saanud ja talle hakkas meeldima Taani kogemus, kus koondati esimese laktatsioonilehmad eraldi katsejaamadesse, lüpsid seal esimese laktatsiooni ja pärast läksid oma taludesse tagasi ja selle alusel hinnati pulle. Ja tema initsiatiivil ja ettevõtmisel asutatigi siis 1960. aastast alates peaaegu kõikidesse Elvi katsemajandisse sellised katselaudad. Paraku tuli sellisest meetodist 80. aastate alguses loobuda, kuna tütarde arv pulli kohta oli väike. Seega tuli võtta kasutusele teisteski riikides kasutatav süsteem, kus katsepullide sperma jagati paljude majandite peale ja selle tulemusena tütarde arv kasvas. Olgu siinkohal öeldud, et kunstlikku seemendust võibki täna nõukogude perioodi vast kõige edukamaks alaks nimetada. Päris edukas oli hobuste kunstlik seemendus. Gabriele Tehver, kes töötas Tori hobusekasvandus, kutsus kokku edukamad hobusekasvatajad ja tol ajal oli hobuste arv suur ja veojõudu oli vaja. Nii et märade seemendamine päris õnnestus ja nendel aastatel 2-3 tuhat mära igal aastal ka seemendati. Hobuste arvu kiire vähenemise tõttu nende kunstlikust seemendamisest mõne aja pärast loobuti. Ka veiste puhul kunstlik seemendus algselt soovitud tulemusi ei andnud. Sperma säilitamise aeg oli lühikene, 2-3 ööpäeva ja seetõttu pidid seemendusjaamad olema ka majanditele lähemal. Aga varsti algas ka see, et väiksemad jaamad ühinesid suuremateks ja lõpuks, kui aastal 1990 jäi Eestisse veel 2 seemendusjaama, Kehtna ja Tartu,
ja taasiseseisvunud Eestis need ka ühinesid. Eelmise sajandi 50. ja 60. aastatel Taanist ja Hollandist sisse ostetud pullide kasutuselevõtt seemendusjaamades tagas uue kvaliteedi veiste tõuaretuses. Ja 70. aastatel võib öelda, et juba Eesti punane tõug oli küllalt sarnane Taani punase tõuga, Eesti mustakirju tõug, Hollandi mustakirju tõuga, nii et siin oli väga tõsine mõju. Alates 75. aastast, mil sperma sügavkülmutamisele täielikult üle mindi, sai aretusmaterjali teistestki riikidest sisse osta. Tähtis oli see, et järglaste järgi hinnatud pullide osatähtsus oleks suur ja vastavalt sellele kehtestati ka sperma hinnad. Sigade kunstlik seemendus läks käiku ka paralleelselt veistega ja põhiliselt siis Kehtnas. Ja kui Kehtnasse ehitati välja uus seemendusjaam, siis see oli juba mõeldud nii veiste kui sigade seemendusjaamaks ja see tähendab, et peeti siis pulle kui kulte. Kahjuks Euroopa Liidu reeglid seda ei lubanud ja Kehtna seemendusjaam kuldid pidi likvideerima. Aga samal ajal olid ka oma kinnised süsteemid, suurfarm Execo, kellel oli oma seemendusjaam, Rakke seafarmis, oli ka Põlvas. Erinevalt lamba- ja hobusekasvatuses saatis kunstlik seemendamine edu karusloomakasvatuses. Perioodi lõpuaastatel alustati ka emasloomade viljakuse suurendamise meetodi embro siirdamisega. Ja 80. aastatel alustati Eesti Loomakasvatuse veterinaaria instituudi sigimisbioloogia osakonnas ja 1982 saadi juba esimesed tulemused ja mõni aasta läks edasi ja sündis ka juba esimene katseklaasivasikas, aga see toimus juba muidugi taasiseseisvunud Eestis. Heitlikuks osutus okupatsiooniaastatel Eesti maakarja veiste käekäik. Aretustöö soikus, palju tõuloomi hävis ning karjad asusid laiali pillutatutena üle maa. 1947. aastal Eesti Maakarja Seltsi tegevus peatati ning erinevalt teistest veisetõugudest neile ka riiklikku tõulava ei asutatud. Aretustöö koordineerimine jäeti Eesti punase karja riikliku tõulava ülesandeks, kuid koostöö nendega ei laabunud. 1966. aastast alates tegeles maakarja aretustööga Eesti mustakirju karja riiklik tõulava. Riiklike majandite üksikud maatõugu loomad koondati Pärivere sofoosi, millest kujunes aastateks 1950 kuni 1990 Eesti maatõuaretus- ja säilituskeskus. Maakarja aretus toimus puhasaretuse teel kuni 1955. aastani. 1968. aastaks oli meil veel vaid 1050 maatõugu lehma, mis moodustas kõikide Eestis peetavate lehmade arvust vaid 0,5%. Päästmaks väikesearvulist populatsiooni sugulusaretusest ja hääbumisest osteti aastatel 1956 kuni 1967 Taanist ja Moskvast verevärskenduseks Georgi tõugu pulle. Selle tulemusel suurenes maatõugu veiste piimatoodang ning eriti piima kuivaine sisaldus. 60. aastatel imporditi Soomest maatõu aretuseks 70 tiinet Lääne-Soome lehmikut ja 8 pullikut. 1983. aastal lisandus neile veel samast piirkonnast pärit 23 tiinet lehmikut ja 2 pullikut. Vastupidiselt maakarjale mõjusid okupatsiooniaastad karusloomakasvatusele hästi. 1950. aastatel hakati alles jäänud kasvandusi taastama ja neile lisaks veel uusigi looma. Tootmisharu edenemisele aitas kaasa nii karusloomade kasvatamise sõjaeelne kogemus kui võimalus spetsialiste riiklikul toel koolitada. Eesti karusloomakasvatuses kasvatati hõbe- ja sinirebaseid ning minke. Plaanimajanduse tingimustes ja helde riikliku rahastamise õhkkonnas oli saabunud Eesti karusloomakasvatuse kõrgaeg. Tootis ju karusloomakasvatus toona riigile nii vajalikku välisvaluutat. Karusloomade identifitseerimine toimus puurikaartide, tätoveerimise või sälkimise abil. Emaslooma puurikaardile märgiti paarituste kuupäevad, isaslooma number, samuti poegimise ja vaktsineerimisega seotud andmestik. Need puurikaardid olidki aretuse algdokumentideks. Põhikarja ehk tõutuumiku kohta peeti inventariraamatut, kuhu kanti loomad numbrite alusel, samuti nende põlvnemistabelid ja jõudlusandmed.
Eraldi peeti arvestust isasloomade efektiivsuse ja paaritusintensiivsuse kohta tootmisraamatus, kus olid kirjas paaritusega seotud märkmed.